Tere tulemast taas neljapäeval vaatame kuulama meie Petrolehetsi podcasti. Jätkuvalt täname oma toredaid toetajad, kelleks on Glassdrive ja Baltair, nii et oma esiklaasid ja talverefid või ka siis järgmise aasta suverefid võite siis Baltairist ära vaadata ja Glassdrive'ist siis esiklaasid ning loomulikult täname Randot ja Television.ee stuudiot. Ja täna on meiega stuudios Paula ja Johanna. Ja mida me siis teada hakkame saama? Täna uurime, kuidas saab siis kassipiltidest ja autokeretüüpidest autokerenikuks. Et siuke huvitav seos. Nii et jääge lainele. No tere, Paula! Tere! Nii tore, et said tulla, et ma olen juba aasta või 2 üritanud Paulat siia melitada, aga ei saanud ja nüüd meie Tarmo vist rääkis ära sa lõpuks. Ta sai mul autoga viimasel hetkel garderoobis sabast kinni ja hästi ruttu küsis, ma hästi ruttu vastasin. Aga jah, super, nii tulebki teha. Siis läks kõik hästi. Tere ka minu poolt. No, sa oled üks tegus naine automaailmas, et sa oled täna autoajakirjanik, sotsiaalmeedias, võib-olla palju esined autode teemadel. Sa ise oled mingisugust autost teinud, sul on väga huvitav taust, mehhatroonik, aga võib-olla alustamegi, et kust nagu sinna kõik see tänaseni jõudnud on, et ma tean, et sa oled mehhatroonikat õppinud, aga kuidas sa nagu selleni üldse jõudsid, et kust see tehnika siuke vigurpisik tuleb? Seda on päris palju küsitud ja ma tunnen, et ma iga kord räägin veits erinevat lugu, sest mul ei ole siukest mingit ühte seda nagu pöördepunkti, kus ma olin, et vau, et ma nagu nägin mingit autot ja olin, et nüüd on autod. Aga mu mõlemad vanemad on olnud keskmisest rohkem nagu automaailmaga seotud. Mul isa tegeleb küll raskeveokitega, aga selles mõttes ta ikkagi nagu pigem on kogu aeg autodega mässanud ja ise nokitsanud nende kallal, et see ilmselt nagu natuke mõjutas. Ja mu ema oli pigem siuke ossitar. et tal oli see, et ta alguses, tema nagu story oli see, et ostis mingi auto, mingi odava plenni ja siis ta üritas selle alati veits kallimalt maha müüa ja siis ta ronis seal redelil, kuni ta siis sai sõita nende autodega, millest ta kunagi unistas. See on see, kuidas see on siis see kõigi rondijärikate ema või? Ja. Literally. Ja. Et jah, eks ta sealt kuskilt vahepealt külge hakkas. Aga said seal ema juures kõrval mingi tollel ajal vist, ma eeldan, et su ema on umbes sama nagu meie vanemad, et siis on plastiliiniga mingitel vanadel aegadel parandati autosid, et said ka seal nokitsemas käia või? Ma seda aega ei mäleta. Mul nagu see, et kui ma ennast nagu rohkem mäletan, siis mul tol hetkel EMS juba tegi mingi karjääri rohkem, et tol hetkel ta sõitis juba nagu pigem kallimat ja võib-olla mitte nii nagu ossitari autodega. Aga ma tean mingit lugusid, ma tean, et teil kunagi oli mingi Honda, mis oli nagu tol hetkel suhteliselt rariteetne ja siis ta oli Tartu-Tallinna maanteel näinud, kuidas keegi oli samasuguse Hondaga kraavi sõitnud ja siis selle asemel, et minna küsida, kas ta on ok, ta küsid, kas varuosad. Et mingid sellised asjad, et nagu selle. Väga lahe. Aga kuidas siis selles mõttes, kas sa juba sellel ajal siis mingi kuskilt lugesid mingid artikleid või vaatasid või kuidas see sinna nagu... Ta nagu selles mõttes tuli hästi veidralt, et tegelikult see kõik algas sellest, et ma kirjutasin blogi. Ma kirjutasin blogi eelkõige oma emale, sest et mu ema reisis hästi palju ja siis mingi aeg me saatsime nagu kirju, käsitsi kirjutatud kirju, aga siis mingi aeg ma kolisin blogisse üle ja ma hakkasin blogi, ma arvan, kirjutama, kui ma olin mingi 11, 10, midagi sukest. Ja siis ma alguses kirjutasingi seda nagu EMS-ile, mis ma tegin päeval ja mingi siuke täiesti suvaline pläust. Ja siis sinna kõrvale tekkis see, et mulle meeldis pilte teha. Mul oli mingi digika, siis ma tegin oma mingi kassidest pilte ja asju. Aga mingi kuskil, ma ei tea, 4 aastat hiljem seda luges mingi 2000 inimest. Ja siis veits aega veel hiljem, 2018, kui Autogeenius alustas, siis mulle kirjutas Tarmo Tähepõld, peatoimetaja,
kes siis kutsus mind lõunale, mis tundus ülikahtlane. Mingi vend kutsus niimoodi lihtsalt lampi lõunale ja siis ta küsis, et kas ma tahaks kirjutada neile lugusid blogi asemel uutest autodest. Ja seal kuskil vahepeal tegelikult on veel see, kus ma läksin mehhatroonikat õppima, kus mul olid mingi PEM, mis iganes, et seal nagu veits on mingeid varjundeid veel, aga põhimõtteliselt see tuli suht out of nowhere. No kuidas nagu selliste kassipiltide ja igapäeva taustalt ta siis oskas tulla niimoodi sinu poole või kas teil oli siis see hetk, kui Tarmo tuli, siis ma ikkagi pildistasin juba autosid päris palju. Et see blogi lihtsalt kasvas välja sealt kassipiltidest. Aga mingi hetk oligi, ma sain piisavalt vanaks, et mul oli aeg load teha, siis ma tegin load, siis ma sain oma esimese auto, mis juhtus olema mingi eriti hea eksemplar E46, mis lagunes väga palju. Siis ma sain sellega käia mingi esinduse vahet päris palju, kuni lõpuks tundus lihtsam endale mingid asjad selgeks teha, sest et ma tundsin, et ma saan üle. Ja siis ma küsisin hästi palju lolle küsimusi mingite Tartu PEM-i osside käest, alustades sellest, et ma ei tea, mis on Gardania ja mis on plokigaas ja nii edasi. No ilmselt selles mõttes, et sul on võib-olla isegi natuke lihtsam aru saada, kui sa õpid mingisugust tehnilist ala, on ju. Ma eeldan, et see annab mingisuguse parema põhja natuke, kui ma ei tea, keegi tuleb kuskil. See hetk, kui ma nagu ülikooli läksin, siis ma olin nagu natuke aega juba PEM-i oss olnud. Aga ma ei läinud sellepärast mehhatroonikat õppima. Ma läksin mehhatroonikat õppima üldse sellepärast, et me käisime gümnas mingil TalTechi ekskursioonil või midagi. Ja seda ekskursiooni tegi Kristjan Maruste, kes rääkis tudengivormelist ja mehhatroonika erialast. Ja see tundus nagu üliäge. Ma tudengivormelisse kunagi ei läinudki isegi, aga sellepärast ma läksin mehhatroonikat õppima. Et ta lihtsalt rääkis sellest nagu üliägedat ja see tundus siuke hea väljakutsega. Et kuna mul olid koolis hästi head hinded, ma lõpetasin medaliga ja nii edasi, siis mul oli nagu variant minna ükskõik mida õppima ja mul olidki nagu mingi seinast seina. Ma mõtlesin, kas ma lähen arsti või ma lähen mis mul veel, mulle meeldis lingvistika väga, ma mõtlesin, ma lähen lingvistikat õppima. Mis see on? No nagu keeleteadust, Okay. Aga siis see tundus, et ma lähen töötuks õppima. ja mehhatroonika tundus nagu selles mõttes kõige suurem väljakutse, et seal on elektroonika, mehaanika, informaatika on ju. Ja siis ma mõtlesin, et ma saan sealt pealt võib-olla edasi vaadata, kuhu ma siis tahan liikuda. Aga ma saan aru, et see avas nagu karjääriliselt sulle ka selles mõttes ju teid, et sa juba vist, kas sa siis baka ajal vist juba said tööl käia kuskil on ja selles mõttes, et... Ma olin üks esimesi, ma mäletan, kes läks baka ajal praktikale ja mul õnnestus nagu saada ABB-sse tööle robootikainsenerina kuigi TalTech tegi mulle ühel konverentsil kommentaari, et seni kuni sul magistripabert ei ole, siis sa ei ole insener. Ehk siis ametlikult ma ei ole nagu inseneriks kunagi saanud. Nüüd asjaarmastaja? Jah, entusiast. Tol hetkel ma olin roboti entusiast. Et jah, kuidagi selles mõttes tööalaselt sealt edasi muidugi läks see, et ma nagu järjest enam liikusin tehnilise poole pealt turunduse poole peale. Et ma küll turundust olen ka alati teinud pigem tehnilistele toodetele, kas siis tarkvarale või riistvarale, aga et pigem see tehniline osa on seal alati kaasas käinud. Lisaks sellele automaailmale, mis on alati olnud nagu hobi. Aga sa seda praktilist osa sellest mehhatroonikast ei igatse? Sellepärast ma need autod ongi vaata. Sul tuleb see väljund siis mitte siis nagu igapäeva nagu leiva teenimise järgselt, vaid sul ongi see hobi toidab siis seda vajadust, et saaks ise ka käe külge panna ja näpud natuke kõliseks teha? Pigem küll. Või selles mõttes, et seni kuni asjad on hobid ja sa ei pea nendega raha teenima, siis need on palju toredamad ka. See on näin. Et jah. Aga kui selle nüüd ajakirjandusliku poole peal, kuidas see sul siis kasvama hakkas? Ma ei tea, mis aastatel see võis olla, aga juba oled vist mõnda aega seal ju autogeeniuses olnud. See oligi 2018,
kui Geenius oli just alustanud või noh, autogeenius. Ja sellest ajast saati ma olen seal kaasautor olnud. Vahepeal rohkem, vahepeal vähem. Aga kui sa sinna läksid, kas sinu osaks saigi see, et kirjutad artikleid, aga kas sa siis teed nagu ainult uutest autodest, sa teed mingeid autoreviewsid või on sul lihtsalt seal nagu, et lihtsalt nagu tee midagi? Sellega on ka see, et ma ei ole kunagi ennast pidanud autoajakirjanikuks päriselt, sest et ma ei ole seda kunagi pidanud või ka tahtnud teha täiskohaga. Ehk siis need inimesed, kes igapäevaselt on autoajakirjanikud, neil on kohustus ja võimalus sõita igasuguste autodega. Et nagu minu lauale on pigem jõudnud autod õnneks läbi mingi filtri. Et noh, see filter vahel on see, et kas kellelgi pole aega nagu toimetusest minna või siis, et keegi arvab, et ma kirjutaks sellest hea loo. Based on nagu, mis stiilis ma kirjutan. Ja see on hoopis teine pigem kui enamikel autoajakirjanikel. Saad sa mõne näite tuua näiteks, et et kas see tähendab umbes seda, et mingi tavaline Golf nagu ütleme Volksu vaatest sinu lauale pigem ei jõua, vaid et et siis kui ta on nagu GTI või R, et siis nagu pigem võiks nagu sinuni jõuda see või et siuksest halli massi nagu ei pea nagu kokku puutuma väga või? Nojah, see põhjus tegelikult on see, et mitte, et nüüd mulle on põhjust ainult anda mingeid erilisemaid autosid, aga seal on ka see, et võib-olla tavalisi autosid või nagu tavalisemaid autosid, mis on mõeldud laiemale massile. Nende jaoks on võib-olla vaja ajakirjandusse nagu uudiseid, mis oleks rohkem nagu hästi praktilised. See tarbija on nii teine seal taga. Et tarbija võib-olla lähebki seda lugema sellepärast, et kas ta nüüd ostab selle Golfi või ta ostab Polo, et mis nende vahe nüüd täpselt on või nagu mis iganes. Aga samas seal on nüüd see teine äärmus, kus sul tulebki mingi kullinen on ju. Ja sa tead, et nagu artikli pealt mitte ükski inimene lähe seda ostma, mis tähendab, et sa pead selle artikli kuidagi tegema inimestele söödavaks. Ja muidugi, kui sa paned sinna juurde mingi blondi Biffi pildi on ju, siis tõenäoliselt saab rohkem klikke, aga ilmselt nagu see viis, kuidas ma olen kirjutanud, on ka pigem olnud nagu fokusseeritud nagu emotsioonile või elamusele. Et ma ei ole kunagi olnud nagu nii tehniline, et ma teaks nüüd kõikide autode, millega ma sõitnud olen, ma ei tea, kubatuuri ja mitu turbot neil on ja mis on nagu see tehniline erinevus võrreldes eelmise generatsiooniga. Et ma ei ole kunagi nagu nii friik selles osas olnud. Ma hästi hindan inimesi, kes on. Mul on kodus üks. Et ta teab pealt nagu mingeid fakte, mida ta ei peaks teadma või nagu mis iganes. Et selles mõttes see on ka nagu äge. Aga ma ei ole see inimene kunagi olnud. Aga ema sünnipäev meeles ei püsi, on ju? Jah. Aga kuidas see välja näeb siis, kui sulle antakse mingisugune auto ja sa ütled, et see on nagu võib-olla sel hetkel seda spetsiifikat ei teed. Kas sa teed siis mingit taustauuringut enne seda autoga nagu proovima minnes, et mis ta endast kujutab? Kas sa lased ennast mõjutada ennem ka või sa lähedki pigem, sulle meeldibki minna nagu tühja lehena, et vaatadki, et mis siis juhtub, et kui istud esimest korda sinna rooli taha, et mis tunne on või? Et kui keegi on nagu öelnud midagi, et siis natuke lähed niisuguse eelaimdusega või? Eks see nagu hästi oleneb, et algusaastatel kindlasti oli rohkem seda, kus ma nagu lugesin, sest et mul ei olnud nagu mingit võrdlusmomenti. Ma mäletan, esimene auto, mis ma testisin, oli Lexus LS 500, mis tol hetkel mul ei olnud mitte mingit võrdlusmomenti peale enda mingi Bemmi ja veel mingi Ossi auto, millega ma olin sõitnud, on ju. Ja too hetk ma kirjutasingi nagu emotsiooni pealt süüks artikli, et ma tundsin ennast nagu president, vaata. Et nagu algusaastatel ma arvan, ma tegin seda uurimistööd rohkem. Sealt edasi on juba see, et mingi hetk, kui sa oled nagu mingi 200 erineva mudeliga sõitnud või nagu erineva autoga, siis nagu ega sind väga ei üllata enam nagu mingi see, kui kiiresti nad sõidavad või see, kui ägedad lisad neil on, sest et there's only so much nagu kuhu need saavad minna. Et pigem on see, et mingist hetkest sa juba tead, et eelmisel genil oli näiteks see ja see oli imelik, et kas nad nüüd on selle ära parandanud. Või et sa tead, et okei, et uus Supra on nüüd nagu tegelikult PEM, et nagu võrdled neid kahte. Või et nagu see oleneb juba, et sul on mingi taust, millega sa võrdled või mis see nagu kontekst on. See aitab see loo enda ülesehitusele ka, et sul on nagu millegi peale ehitada, et ei ole lihtsalt see, et äkki tuleb midagi. Ja teine asi on see,
et kuna ma ei ole igapäevaselt toimetuses, siis minuni nagu jõuavadki need autod võib-olla, et Tarmo kirjutab mulle, et kuna sul endal oli Lexus, siis äkki sa tahaks, ma ei tea sellest Lexusest, kui ES tuli, siis oli vist see, et kuna mul oli endal just IS olnud, et siis nagu mul oli võib-olla seda võrdlusmomenti, et sealt juba tuleb see lugu nagu veits juba iseenesest. Ja. Et jah. Ma tahaks natuke sinna kassi piltideni ja sinna sellesse blogisse, algusse, mis sa rääkisid, see oli nii põnev. Et on sul, võib-olla kui sa niimoodi kohe hästi puusalt küsin, et siis tuleb võib-olla hästi aus vastus ka, et on sul mingi esimene mälestus ka autost, mingi siuke, et kui sa mõtled nagu väikse lapsepõlve ea peale, et minul mõned asjad niisugused on, mida ma tean, et mis mul on mingid seosed, et on sul ka? Mul on üks mälestus, millest ma mingis kunagi kellegi artiklis olen rääkinud ka, aga kuna mul emps elas Tallinnas, ma ise elasin Tartus, siis hästi tihti ma käisin nagu külas ja siis tihtipeale oli see, et emps viis mu poole tee peale ja siis mul vanaema tuli järgi. Ja siis tihtipeale see koht, kus me siis kokku saime, oli Hollywood. Ja see on üle poole maa kõvasti sellest, see on ikka juba suht Tartu nagu. Me räägime ikka sellest Hollywoodist, mis Tartu maantel on, mitte seal Tallinna vanalinnas. Laeva Meieri. Jah, seesama Hollywood. Ja siis vahepeal seal pidi ootama ja siis ma mäletan, me emsiga seisime ja siis ta õpetas mulle neid nagu keretüüpe. Ta oli nagu, et see on universaal, see on mahtuniversaal, see on kupe. Ja ma olin, ma ei tea, mingi jäibig. Et see on nagu esimene, mis ma mäletan, kus ma olin nagu, et okei, sellel on 4 just, sest on nagu pikem. Nagu tunnikontroll oli. Ja põhimõtteliselt jah. Ja siis sealt edasi, et minu just nagu, ma tean, et meil elukaaslane rääkis, et tal nagu esimene sõna oli auto ja siis peale seda ta hakkas lihtsalt nagu marke ütlema nagu, et tõenäoliselt oli veel väiksem kui mina. Aga lihtsalt ma mäletan, et mul siis nagu tüdrukuna tekkis mingi, et see, kus ma hakkasin ütlema nagu mingi, et see on universaal. See on mahtuniversaal. Et see on üks esimesi, ma arvan, mis mul on, aga see ei ole nagu konkreetse autoga seotud, et kui sa seda tahad, siis... Ei, ma pigem mõtlesingi just autodega, et see võib-olla ongi siis see seeme, mis siis nagu pähe nagu istutati, et sa hakkasid märkama neid autosid tänu sellele, et sa otsisid neid keremudeleid ja siis sul tekkis sealt mingi vaade. See on huvitav midagi, et tavaliselt on tõesti lastel niimoodi, et Audi, emme BMW, aga siis Paula käis universaal. Ei, see on nüüd laugpära, see ei ole luukpära, et siin on ikka teine, laugpära või luukpära, et kaks vahet. Laugpära ja luukpära. Mis laugpära on? Nüüd on, see on koduteed. Hari mind nüüd, Hari, võib-olla mõni sama loll vaataja. Eks ta on natukene sõnapilks, et kuidas keegi kirjutab, et üks on 3 uksega, teine 5 uksega. Et kas see on nii või on nii? Aga vaata, mul on väga selgeks saanud, mul nüüd on ainult kupeed. Lihtne on jah. Kas kõik 2 uksega autod on kupeed? No võt, ma ei tea, Defenderit ma ei nimetaks kupeeks. Pirukat ilmselt ka on jah. Ei, aga osad on ju need mitte kupee, vaid kui see pagasiluuk läheb koos klaasiga, siis ta on ju see... Luukpära. Jah, luukpära. Maitu. Jah. Ei ole. Jah, kupee peaks olema ainult siis nagu, ütleme, sedaani nagu pagasniku luugiga variant, mitte siis, kus klaas kaasa tõuseb. Täpselt sellele 6-aastasele Paulale ema ei seletanud seda. No kuule, mahtuniversaal on juba päris hea sõna, mida 6-aastasele öelda minu arust. No paras keeleharjutus, lähed kooli, kohe hakkad targutama. Ja. Et ikkagi mingi asi seal oli, aga siis mäletad sa mingit esimest autot, mida sa nagu mäletad? Et kas see on olnud siis vanemate mingi auto või on isal oli see roheline Ford Focus. Rallikas on? WRC? Ei, mingi hästi tavaline. See on just, ma mäletan, mul on pilt ka sellest, nagu, kus ma istun seal. Et nagu mulle vanematel ei olnud nagu mingid ülifansid autod või selles mõttes olid nagu hästi noored ka, kui ma sündisin. Mingi 19, 20 something. Et ma ei kasvanud üles nagu mingi ülibänger autode keskel selles mõttes. No ega keegi meist ei ole nii kasvanud. Opeliga sünnitusmaie. Ja, et autogagi said. Aga sul on, ma tean, et sa läksid, või vähemalt sa ühes artiklis kunagi autogeeniuses rääkisid, et see on mingi ülivana artikkel, mis ma nüüd üles kaevasin, et sa lähed kindlasti ka magistrit edasi õppima, oli seal kirjas, see oli aeg, kui sa alles olid bakas, on ju. Et kas sa läksid või mis sellest siis sai ja kas sa magistrist läksid nagu sama eriala peale üldse? Ja, ma läksin magistrisse, ma läksin robootika spetsialiseerumise peale.
ja ma tegelikult tegin magistri nagu lõpuni, välja arvatud lõputöö. Ja seda nagu väga lihtsal põhjusel, et kui ma tegin baka lõputööd, siis ma töötasin ABB-s robootikaosakonnas ja minu lõputöö oli lihtsalt üks nagu osa mu tööst, ehk selles mõttes ma tegin mingile kliendile mingit robothaaratsit ja siis ma lihtsalt tegin nagu vormistasin selle lõputööks. See hetk, kui ma pidin hakkama magistri lõputööd tegema, siis ma töötasin turundusjuhina startupis ja suhteliselt varajases startupis, mis tähendab, et mul oli tööd piisavalt, et ma oleks tegu oli küll ise juhtivate autodega tegelev startupiga, aga selleks, et nagu võtta seda aega magistritööks, mul lihtsalt ei olnud seda mahti tol hetkel. Ja ilmselt ka mitte nii väga huvi, et siis see jäi pooleli. Kuidas üldse nagu mehhatroonika või robootika pealt turundusse nagu? Et kus see pivot juhtus nagu, mis hetkel? See on põhimõtteliselt seda tegelikult juhtus juba seal ABB-s veidi ja minu nagu enda tagantjärgi kuidagi vaade sellele on see, et kui sa töötad inseneridega koos, siis nad on kõik omamoodi nagu siuksed nagu oma ala geeniused. Nüüd probleem tekib selles, kus sul nagu kliendid räägivad hoopis teist keelt. Ja mida mina suutsin teha ilmselt oli see, et ma nagu rääkisin piisavalt inseneride keelt, aga samas piisavalt kliendi keelt, et ma nagu olin see hea sild seal nagu kliendi ja inseneri vahel. Et kõik teavad seda meemi, kus nagu kliendi ootus on üks ja siis insener ütleb, et nagu füüsikaseaduste kohaselt nagu see on nagu see, mis me teha saame. Et seal nagu kahe maailma vahel on vaja mingit tõlki ja siis ma veits liikusingi esialgu tegelikult üldse müügi peale. Ja siis sealt edasi turunduse peale. Et müügi pealt turunduse peale juba ei tundu nagu nii suur see. Aga sa oled nagu nii-öelda isikliku sotsiaalmeedia turundaja ka endal, kind of. Et ma arvan, et päris palju, et vähemalt mina ka tunnen sind ilmselt sealt kaudu, kust see kuidagi kunagi algas, et kuidas see üldse algas või kuidas see sinna või ma saan aru, et see on nagu vaikselt kogu aeg selles mõttes kasvanud aina rohkem ilmselt selle nagu aktiivsus seal, aga kuidas see nagu sul on see täna juba, ma ei saa öelda päris iga päev, aga süge, iga nädal asi. Ja mis selle võib-olla eesmärk üldse on? Ehk siis, et kus ta algas ja mis ta täna saada? Ta algaski sellest, et ma tegin pilte. Sellest samast nagu blogi ajast kasvas siis välja see, et Instagram mingi hetk tuli, sest alguses seal oli igasuguseid pilte. Ja siis, kui ma auto sain, selle esimese 46, siis ma 12. klassi veetsin pigem mitte koolis. Ma sõitsin mööda Eestit ringi selle autoga ja kuna mul olid väga head hinded enne seda, siis ma pärast suutsin oma asjadel kui ära klattida kenasti. Ma sain õpetajatega väga hästi läbi. Aga jah, ma nagu tegin pilte, sõitsin autoga ringi, panin neid pilte üles ja siis sealt edasi ma hakkasin tegema müügipilte ja mingeid ilupilte teistele. Autodest siis? Autodest. Ja ma arvan, tänaseni pildistan kõige rohkem autosid. Et ma inimesi näiteks tunnen, et ma ei oska üldse pildistada, et see on nagu minu jaoks nagu pigem võõras maailm. Aga kui sa sõitsid siis ringi oma selle laguneva E346-ga mööda Eestit koolist tegid popi, et mida sa pildistasid? Loodust, asju, ikka autosid? Autot. Enda sama autot? Jah. Et siis lihtsalt dokumenteerida seda lagunemist või? Ei, nagu ma lihtsalt, vaata Lõuna-Eesti loodus on väga ilus, siis ma tegin erinevates kohtades loodustest pilte. Nagu tagasi vaatas nagu hea waste of time, aga ei, ma mäletan, et mul oli väga lõbus. Aga võib-olla ilma selleta siin ei oleks. Ma just mõtlengi, et võib-olla see oligi nagu see põhjus, miks see pildistamine üldse sealt nagu edasi läks ja see on hea, sa oled nagu skautinud väga palju, vaata location'id, sa tead, sul on mingid oma kohad ringi sõitnud palju. Ja ma täpsustan ka, et siia jõudmine tähendab, et siia podcasti sellesse kohta, kus oma elus oled. Lõpuks 18 aastat oleks ringi sõitma, 10 aastat hiljem. Peeter Odetsi podcast nüüd on tehtud. Aga sõitsid ringi, kõik vägev on ja said auto, lõpetasid kooli, aga
ja no mis sellest sotsiaalmeediast siis nagu edasi sai, see timeline ka. Seal juures on siis, et mingi, et ma siis läksin ülikooli. Ülikool oli hästi tore, vahva, jube teoreetiline. Mul oli reaalselt aine, mille nimi oli teoreetiline keevitamine, kus me nagu õppisime seda nagu kuidas mõõdetakse, nagu milliste tehnoloogiatega siis mõõdetakse keevise mingit kvaliteeti, mis iganes, tugevust, mis iganes. Aga, ja meil oli ka keevitamise praktikum, kus me saime siis need 2 plaati kokku keevitada ja jube tore oli, aga ma mõtlesin, et tegelikult võiks nagu rohkem ka teha ja siis ilmuski Adolf, kes oli siis minu nii-öelda projektiauto ja mulle alati meeldis mõelda, et ta on see minu ülikooli praktikum siis, kus ma saan päriselt siis proovida mingit keevitamist ja asju. Sain. Võib-olla poleks pidanud, aga sain. No nendest autodest me räägime järgmises episoodis rohkem, aga täna on sul juba perelisa tulnud on ju, et siis on natuke ka sul ikkagi see inimeste pildistamine tuleb ka vaikselt juba ja täitsa armsaid pilte on vahel olnud. No ühesõnaga see sotsiaalmeedia nagu, seal oligi, kuna Adolf oli ka seal sotsiaalmeedias nagu kajastatud, siis ta kasvas nagu selle pealt, et ma nagu tegelesin mingi projektiga, mis ilmselt nagu inimesi nagu kõnetas, et mingi pihv üritab mingit asja teha. Ei no ikka on huvitav, sest tavaliselt siis on nagu saab kuidagi ära teha kellelegi vaata. Mingi naine jälle. Aga see auto ei tekkinud sulle ka nagu tühja koha pealt sinna, et sul oli ikkagi mingi baas all, et sul jälgijaskond juba teadis, et sa oled ju tegelikult nagu nii-öelda autousku. Et mul on see jälgijaskond on täiesti nagu kindla profiiliga. Et selles mõttes alguses seal olid nagu Tartu autoassid, kes mind teadsid, siis mingi, et ma tulin Tallinnasse ülikooli, siis tulid Tallinna autoassid juurde, on ju. Siis, siis ma hakkasin mingi veits autosid tuunima, siis võib-olla tulid nagu mingid, vähe kõrgema profiiliga ossid, on ju. Tuulingu assid, jah? Ja, võib-olla jah, need, kes nagu päriselt... Siim siis. Kellel käed ei käi päris ühtepidi. Ja siis sealt edasi... sealt edasi ma tegin turundust, ja siis ta muutus pigem nagu võib-olla üks praktiseerimise kohaks nagu turunduse vaatest, et kasutasid nii-öelda tööks ka nagu... Ja, seal sai asju katsetada. Siiamaani nagu ma arvan, et ta on see, et kui ma nagu lapse puhkusele jäin ka, siis mu enda sotsiaalmeedia on nagu see, kus ma tunnen, et ma ei jää nagu sellest rongist väga maha, et ma saan nagu kätsuojas hoida. Ja. Sest et see liigub suht kiiresti nagu see turundusmaailm ka. Jättes nüüd kõrvale need müügipildid ja sellise nagu taskuraha värgi, siis mis sul, mäletad sa, mis su esimene sellise sotsiaalmeediast välja kasvanud päris tööots oli? Et kus ikkagi nagu päriselt see raha, mitte lihtsalt, et tee pilte, saad mingi 50. Ma ütleks, et minu töö on alati nagu liikunud ikkagi pigem nagu teist rada. Et ma ei ole nagu kunagi sotsiaalmeediat teinud oma tööks, ma võib-olla välja arvatud siis täna. Ja et ma pigem nagu see turundusmaailm nagu kind of ikkagi liikus eraldi, kus ma töötasin. Et ma nagu... Ma pigem mõtlesingi sinu isiku, et läheneti sulle just tänu sellele, et sa oled sina, mitte et sa kirjutad autodest, et äkki kirjutad ka... Sa mõtled nagu mingit infodiili siis? No enam-vähem, no nimetame seda siis jah, see suunamudimistiiliks. See kusjuures isegi ei olnud otseselt infodiil, see oli Seesami kasko kampaania mingi aastaid tagasi, kus mulle siis kirjutati, sest et ma olin nagu... automaastikul mingi naine, kes sobiks hästi selleks superkasko mingiks modelliks. Et see oli võib-olla esimene siuke asi, kus ma päriselt sain raha selle eest. Veits nagu šovinism ei ole või? Ja. Naistel ikka juhtub, on ju. Aga ta siis nagu... Raha ei haise. Ei, muidugi ei haise. Ma võiks vabalt mingisugused meeste klišee, mingid probleemidest reklaame teha, kuigi sama sellest raha maksab täiesti ükskõik. Sama, jumala... Pole ostama luunapringid on, vanus hakkab ka vaikselt jõudma. Aga ma võib-olla sellest autoajakirjanduse teemast natuke uuriks rohkem, nüüd sellest sotsiaalmeediast räägitud küll, on ju. Sul on igast põnevaid, ma ei tea... See pole ju ajakirjandus. No, teistmoodi. Ja, nii. Et sul on igast põnevaid asju tegelikult ju ilmselt... kuidas öelda,
istub vist käe vahelt, läbi käinud on ju. Mis on need nagu siuksed kõige lahedamad mälestused, mis sul on või kõige siuksed, ma ei tea, kõige kallim auto või kõige ägedam pill või kõige pettunum või mingisuguseid, ikka peaks olema. Teeme listi, aga mis toppe küsimegi, et mis on kõige kallim auto? Kullin on või? Ma ei ole Kullineniga sõitnud. Jäigi kirjutamata see lugu või? Ei, See oli ma näide olen vist. sõitnud Ghostiga. No see on päris lähedal. Ma arvan, et see võib-olla äkki isegi on kõige kallim. Täitsa võimalik, et on jah. Jah, sest ta vist tipu Mersudest ja Bemaritest jääb ikkagi tipu ülespoole, et siis pigem see. Ma just mõtlen, kas see on mingi superauto, aga nendega ma pigem ei ole sõitnud, ma olen neid nagu pildistanud või näinud kuskil. Ega nendega Eestis ongi keeruline, et neid ajakirjanduse kätte ei anta. Lootusega vist oled ka. Jah, aga. Too ei ole vist nii kallis. See on ikka Inglise kuuris, vaata käsitaautot, see on ikka päris ei ole see. Aga kuidas siukse, ma ei tea, mul ei ole vist nii kallist autot, selles mõttes, ma arvan, ei olegi ise sõitnud, et kus see hirmus tunne ei ole nagu, tõenäoliselt ma eeldan, et see mingi salongi auto tavaliselt või. See oli üldsegi reis, et autoajakirjaniku elu on see, et osad autod on need, mis me siin Eestis testime, aga kuna Eesti turg on nii väike, siis aeg-ajalt kas siis mingite mudelite jaoks tehakse reis, et lennutatakse mingid demopäevad värgid. Just, demopäevale või siis mingite mudelitega on ka see, et sul on nagu mitu lainet, et näiteks sul on mingi staatiline esitus kuskil ühes riigis, kus sa käid teda kõigepealt vaatamas enne, kui keegi teda üldse näinud on, siis on sõiduüritus, kus nagu auto pole veel Eestisse jõudnud, aga sa saad nii-öelda esimese ajakirjanike seas sellega sõita ja siis on see, kus ta jõuab Eestisse ja sa saad siis Eestis nagu teha nagu päriselt mingi testi. Et selle käigus ilmselt, see oligi Ghost oli niimoodi, et nad lennutasid meid Riiga. Ja eksklusiivne, ikkagi reis välismaale. Aga Riia Kempinskisse, nii et selles mõttes ikkagi nagu kohane. See oli selles mõttes üks ägedamaid autotesti, et kui autotestid võivad olla ka see, et sulle antakse mingi kindel rada ette ja öeldakse, et sõida nüüd seda. Autotest võib olla ka see, et sa sõidad kellegi kõrval üldse, et sa küll ise oled roolis, aga sul on nagu müügimees või keegi nagu brändi esindaja on autos. Siis see nagu konkreetne Rolls-Royce'i test oli niimoodi, et me läksime eelmisel õhtul ja siis hommikul anti auto ja öeldi, et õhtul ole tagasi. Et selles mõttes nagu, et ma sõitsin sealt Riiast Kalkasse, mis on siis lihtsalt mingi ilus looduskaunis koht, kus 2 merd saavad kokku ja veetsin. Just käisime seal. Siis et sain nii-öelda lihtsalt nagu Rollsiga sõita terve päev. See on päris hea midagi. Ma ei oleks eeldanud, et Rolls võib olla siuke autobränd, kes sõida vaata. See on BM. Selles mõttes, et eks ühest küljest on see, et võib-olla kui ma oleks seda teinud esimesel aastal, siis see oleks olnud nagu ma ei olnud nagu, et mul oli ikkagi nagu, et teadsid, et ma ei ole nagu päris see tädi, kes nagu istub rooli ja siis nagu läheb vaatab, et kui hästi kuust külgsi läheb näiteks, mis iganes. Esimesse ääregi vist. See oleks midagi. Aga samas võt see oleks content. Ja see oleks content, jah. Upsi. Ja samas teine asi on see, et üldiselt mida kallim bränd, seda rohkem nad nagu ikkagi lubavad ka. Tõesti. Ma ütleks, et pigem niimoodi. No see on eksklusiivsete brändide teema. See nii-öelda shortlist inimestest, kellele see pakkumine jõuab, on juba väga valitud. Et seal ei ole sellist juhuslikku asja. Vetting on ära tehtud. Jah, et see on see ei ole sinna juhuse tahtel sattunud, see on ikka selge valik. Okay. Aga mis on nagu siuke kõige ma ei tea öelda jamam, aga Ja küsimegi teise äärmuse, et mis siis see nagu, et kui see oli niisugune hästi positiivne, tore üllatus, et terve päev poole milline auto, mine vaata, tee midagi, tuled elusalt tagasi. Et mis on olnud niisugune, et sa tunned, et sind on nagu reaalselt piiratud. Et see peab võib-olla, tülli tasub ikka Eestis natukene ka minna, et see on nagu intriige. Ei, selles mõttes ma arvan, et siin võib olla täitsa aus, et Audi näiteks mingi hetk tegi ajakirjanike testidega seda, et sul oligi vist sõidupiirang vist 100 kilomeetrit või isegi võib-olla vähem ja see oli nagu ühe päeva sees, et sa siis võtsid auto ja tõid paari tunni pärast tagasi. Et suht siuke nagu müügi proovisõit tegelikult teema on ju.
ja miks ma julgen seda välja öelda, on see, et ma tegelikult ei pane seda neile pahaks, sellepärast et Eesti turul iga demosõit on esindusele kulu. Ja küsimus on nüüd see, et kui sa nagu võib-olla vaatad seda Excelit, palju sul nendest autosõitudest Eesti ajakirjanduses konverteerub müükideks, siis ma täiesti näen, kuidas seal Exceli real võib tulla, et nagu ei konverteeru, et sul tegelikult ei ole mõtet seda autot nagu jooksutada, ma ei tea, 4 päevaste nagu demodena välja, et kindlasti mingid margid on teinud, just nagu nüüd enam, ma ei sõida nagu igapäevaselt enam autodega nagu ajakirjanikuna. Seega see võib-olla nüüd muutunud, aga ma tean, et mingid tegid seda. Ja see oli nagu mõnes mõttes väga strateegiline otsus. No samas nagu kui sellest korra arutleda, siis mina mõtlen, et võib-olla lihtsalt nagu tõsta seda või muuda see kvantiteet rohkem kvaliteediks, et ära anna võib-olla igasugusele influencerile, ma ei tea, vahel vaatad täiesti niisama käivad, sõidavad, teevad pilte, kes lihtsalt teevad ainult Insta-pilte, on ju. Et võib-olla siuksed asjad ära jätta ja anda nagu, ma ei tea, mingisugusele, näiteks sulle mingisugusele ajakirjanikule, päris ajakirjanikule, kes saab nagu võib-olla veeta mingisuguse päeva või nädalavahetuse sellega, aga saab palju põhjalikuma ja parema siis, kas siis ülevaate sellest teha või pilte teha või kogu see asi kokku nagu. Ja minu just nad nagu, nii palju kui ma tean, siis pigem praegu see ongi see, et sa saad küll pikemaks, aga sul peab olema nagu mingi päris siis nagu mingi väljend sellele. Et täna on ka juba Eesti turul on nagu hästi erinevaid ajakirjanikke autovaldkonnas, et kas sa oled endiselt see, kes nagu listib neid numbreid ja räägib hästi tehnilist ja kuiva juttu või siis sa teed sellest nagu videot ja teed mingeid ägedaid teste, et neid nagu tegijaid on Eesti turul päris palju. Jah, mul on tundunud, et vahepeal, ma ei tea, kas praegu, aga vahepeal oli küll, et terve sotsiaalmeedia oli täis selliseid hobifotograafe, kes siis päriselt nagu mitte midagi ei andnud juurde nagu tegelikult selle auto promomiseks, kui nii öelda. Ja mulle endale on tundunud, et mingeks mõned autoesindused, ka mõni luksuslikum, ma nimesti nimetan, ka seda väga palju ära kasutanud, et just selliseid. No üks asi on, kas sa teed brändingut või sa teed müüki, et väga suur vähene. Et kas sa nagu eesmärk on lihtsalt tõsta nagu teadlikkust enda olemusolust, siis sa oksendadki kõik kohad täis oma toodet, et inimestel tekiks see mingi teadmine. Või teine variant on see, et sa tahad päriselt midagi konkreetselt müüa, et siis sa pead aga kas see ole nii, et sa võib-olla, et kui sa tahad nagu oksendada täis, siis sa tahad nagu mingile kindlale sihtgrupile, mitte nendele Põlva... No just. Eks see otsus on seal selle autosalongi nii-öelda turundusosakonna otsus, et kui seal võib-olla ka kõik nii-öelda pliiatsid ei ole teritatud, et siis juhtub sealt ka ilmselt natuke kummalisi otsuseid. Teiseks on see, et nagu see kõik tuleb ju eelarve taha lõpus kokku, et sul ei ole mõtet võib-olla panna nagu, või sul lihtsalt ei ole võimalust panna Žüganovet iga autot pildistama, on ju. Et lõpuks on see, et sa pead nagu midagi valima. See on huvitav, see on just, mis me Serksiga viimasel meie oma Petroletsi regulaarkoosolekul arutasime, et on kuidagi, et võrdub hästi kallis, et tegelikult tema nagu müügipildid on ilmselt sama hinnaga, mis nagu siuke Harju keskmine teeb. Aga lihtsalt ta väga ei paku seda teenust. Aga see oli väga hea point, et jah, aga see kvaliteedikuvand on muidugi väga positiivne. Et kui teda niimoodi esile tuuaks, et see ka meile siis kandub edasi. Et siis ka selles aupaistes saame natuke peist. No jah, Žüganov on siis nagu selle maailma Rolls, vaata. Ja, no Kauten. On jah. Aga on sul kedagi endal ka nagu kogu selle, nagu sina, kuigi sa enne ütlesid, et sa ei ütle ennast autoajakirjanikuks ja siis sa pärast, aga sa tegelikult oled ju? Kirjutad hobi autoajakirjanikuks. Ma olen autoentusiast. Alati, kui juba kuskil nagu olen kuvatud, kus on vaja alla panna, siis ma ei ole kunagi autoajakirjanik. Sinu nimetiitlile paneme alla nüüd autoentusiast. Autoentusiastist autoajakirjanik. Entusiast ajakirjanik. Aga kas sul on endal mingisugust kedagi ka, keda sina nagu jälgid, olgu see siis ajakirjanikuna või mingisuguse sotsiaalmeediastaarina, et kes sa vaatad, et on sulle nagu eeskujuks või? Idoliseerid ka nagu veits või pigem üritad oma asja ajada? Sa mõtled autoajakirjanikke? Võib-olla jah, näiteks. Autoajakirjanikud pigem mitte.
või ma ei ole kunagi nagu sellest, noh, ma ei ole kunagi olnud näiteks see tädi, kes vaatab Youtube'ist mingeid autoriview'sid või okei, noh, muidugi ma olen mingit Grand Touri vaadanud ja mingeid osasid enne seda Top Gear'ist on ju, aga nagu sellest nagu rohkem väga mitte, et ma ei ole nagu kunagi seda väga teinud. Fotograafidest võib-olla, aga need on ajas hästi muutunud. Ja täna ma pigem ise jälgin mingeid teisi autoentusiaste, kes teevad siis mulle mingeid huvitavaid projekte või kellel on mingid autod, mis pakuvad mulle huvi. Et noh, kui sul on Defender, siis sa vaatad mingit Defenderi, kes teevad mingit ägedaid ja mis iganes. Et pigem nagu seda tüüpi, aga noh, mitte see, et nad oleks mu iidolid, aga no inspiratsiooniga. Aga sa fotograafiat sa oled õppinud ka kuidagi või? Lihtsalt ise guugeldad? Täiesti ilma paberiteta. Hästi tuleb välja. Mis sa peale Serksi kohta öeldavat välja, et tehnika pildistab ju? Nojah, okei, aga mina tunnen, et siin me võime otsad kokku tõmmata, et ma tahaks juba järgmist nädalat rääkida põnevamatest teemadest või noh, tegelikult mitte põnevatest, aga lihtsalt nendest autoehitustest ja võib-olla mõnest autoreisist ja sellest nagu sa ütled, intrigeerivast teemast, et kuidas üks blond mimmu ehitab siis oma autosid, keevitab ja. Aga teoreetiliselt väga hästi keevitab ilmselt. Aga siinkohal võiksimegi siis tänaseks, ma arvan, otsa kokku tõmmata ja rääkida järgmine nädal juba nendest põnevamatest või noh, intrigeerivamatest teemadest, et kuidas mimmu ehitab autosid ja keevitab autosid. Just nii, sest keevitusest tahaks eriti teada, et me saame ikkagi väga detailselt ülevaadet nüüd, kuidas peab 1 millimeetrist rostetanud plekki kokku oma väel säristama. Aga teile aitäh vaatamast, like, share, subscribe, aitäh meie toetajatele, kelleks on Glass Drive ja Baltair ning loomulikult television.ee podcasti stuudiot.